Liikuda või mitte liikuda, selles on küsimus. Sageli leiame ennast olukorras, kus ühest küljest justkui tahaks oma harjumusi muuta ja teisest küljest justkui ei julgeks neid muuta. Me oleme justkui kahe vahel, nii harjumuse muutmisel kui ka vana harjumuse juurde jäämisel on mõlemal oma plussid ja oma varjuküljed. Tõenäoliselt on nii, et kui soovid oma liikumisharjumust muutma hakata, siis mõistad, et see võib anda sulle rohkem energiat või paremat tuju, aga samas mõistad ka seda, et see võib tähendada suuremat ajakulu. Ja nii ongi harjumusi kujundama asudes paljud inimesed tükk aega segaduses ega suuda esimest sammu astuda. See on täitsa tavaline ja normaalne. Kui küsida inimeste käest, kuidas nad jõudsid oma harjumuste muutmiseni, siis sageli nad ütlevad, et ma mõtlesin järele ja leidsin, et see on mulle hea või kasulik. Vaatamegi võib-olla ühte võimalust, kuidas oma peas sellist tulude ja kulude analüüsi teha ja läbi kaaluda, kas muutuda või mitte. Selleks võikski täitsa paberi peale kirja panna, mis on vana harjumuse juurde jäämise võlud ja mis on vana harjumuse juurde jäämise varjuküljed ja mis on siis liikumisharjumuse kujundamise kasud ja mis on liikumisharjumuse kujundamise varjuküljed. Võib-olla avastad sa, et istuv eluviis on mugav, sul jääb võib-olla rohkem aega üle, aga samas on see tervisele kehv ja võib-olla tunned ennast sageli ka roidunu ja väsinuna. Ja teisest küljest aktiivsema eluviisi poole pöördudes võib su vaimne tervis paraneda, võib tuju parem olla, võid lastele eeskujuks olla, aga samas pead arvestama, et liikumiseks tuleb aega leida ja tuleb võimalusi leida. Lisaks võid läbi mõelda, kes on need inimesed, kes heaks kiidaksid sinu muutuse, mis sulle endale sinu käitumise muutmise juures meeldiks. Kas on midagi, mida sa ise selle juures kardaksid? Lõpuks võid teha veel ühe mõtteharjutuse. Kujuta ette, et sulle pakutakse väga suur summa selle eest, et sa muudad ühe oma päeva hulga liikuvamaks kui seni. Kas sa teeksid seda? Mida sa sellel päeval ette võtaksid? Mida sa selle päevaga teeksid, et su päev oleks palju aktiivsem kui seni on olnud? Ja mis sind täna takistab neid muutusi ette võtmast?